Justiitsministeeriumi sõnul on Eestis 22 076 ettevõtet saanud trahvihoiatuse ja kustutamishoiatuse on saanud 2 korda enam ettevõtteid. Tänaseks on kustutatud ära ka täiesti toimivad mitme miljoni eurose käibega ettevõtted. Küsimus on, miks? Probleeme Eesti äriregistriga on olnud aastaid. Juriidilisi kehasi on süsteemis üle 300 000, aktiivseid eelduslikult aga heal juhul kolmandik. Möödunud aastal vastu võetud seaduse muudatus pidi korra majja lööma, aga keegi ei osanud oodata, et sellel võivad olla sellised tagajärjed. Nii võib võtta kokku hoovi looja Karl Märka nägemuse tekkinud olukorrast, keda ähvardas 3200 euro suurune rahatrahv. No meil aastaaruanne oli valmis juba eelmise aasta esimestel kuudel. Me teadsime, et on vaja auditeerida, et me ületame seal varade mahuga selle seaduses ette nähtud piirmäära. Hakkasime audiitorit otsima, aga selgus, et väga palju teised ettevõtted otsivad ka audiitorit. Ja see kohustus ettevõtte auditeerida oleks võinud neile maksma minna kogu tehtud töö. Märka sõnul määrati neile sunniraha, kui nad 30 päeva jooksul oma aruannet ei esita. Ministeeriumi esindaja sõnul aga selline asi paika ei saa pidada, sest kõik, kes nendega suhtlesid, said vajadusel ajapikendust, lisaks polnud muudatused kellelegi uudiseks. Ma ei oska öelda, kui üllatus see on olnud, et pressikampaania meil ju enne seda muudatust oli ikkagi väga põhjalik ja teavitusi tehakse neile enne aruande esitamise tähtaega, pärast tähtaega, et need teavitusi ikkagi saadetakse neile, et see tähtaeg on tulemas või et tähtaeg on möödunud, et palun esitage ära. Selles mõttes selline reaktsioon võib-olla on mõneti ootuspärane, et meie süsteem on muutunud palju karmimaks, kui ta ju varasemalt oli. Märka saab aru vajadusest süsteemi kaasajastada ja riiulifirmadest puhastada. Aga tema sõnul on astutud liiga kiire samm, mille tulemusena on osad asjaga seotud punktid tähelepanuta jäänud, näiteks auditeerimise kohustuse piirmäärad. Kui numbritest rääkida, siis 2016, kus need piirmäärad seadusesse pandi, siis oli, küsisin krediitinfolt selle info, oli umbes 8500 ettevõtet, kes olid siis ülevaatuskohustusega. Nüüd eelmisel aastal oli üle 11 000, aga audiitorite hulk on ikka sama, neid ei ole kuskilt juurde tulnud. Isegi kui ma oleks alustanud, ma ei tea, veel varem, kui kõik oleksid alustanud, ettevõtted oleks alustanud oluliselt varem, ma ei tea, eelmise aasta jaanuaris, siis ikkagi nad ei oleks saanud kuidagi varem tehtud, ikka oleks see saba oleks jäänud eelmise aasta lõppu. Ministeerium on aga kindlal seisukohal, et selline samm aitab kaitsta tavainimest ehk klienti, muutes süsteemi läbipaistvamaks. Selle muudatuse eesmärk on ikkagi ettevõtluskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tagamine. See, et ka tavakodanik, ütleme sina või mina, saaksime teada, et kas juriidiline isik, osaühing, kes tuleb mulle näiteks aeda ehitama, kas ta on usaldusväärne või ei ole. Et seda sa saad ju hinnata ka selle pinnalt, kas tal on aruanded esitatud või ei ole, et kas tal on ikkagi mingisuguseid probleeme või mitte. No selles mõttes tegelikult täna on juba näha ju, kas ettevõte on aruande esitanud või ei ole, kui ma otsin selle ettevõtte andmebaasist üles, siis seal on ju märge sellel juures. Jah. See info oli ka enne tegelikult näha, aga nüüd on siis väga rohkem võib-olla selgemini näha see, et kas tal on see esitatud, kas tal on mingid tagajärgi juba saabunud selles osas. Märkal kadalipu läbi teinud ettevõtjana oli aga ka asjast oma arusaam. Kui ausalt öeldes, siis ma ei näe üldse põhjust, et miks meil on selline riigipoolne auditeerimise kohustus. Enamikes riikides, arenenud riikides ei ole sellist asja. Ameerika Ühendriikides näiteks auditeerimiskohustus on börsiettevõtetel, aga see kohustus ei tule mitte riigi poolt, vaid seda börsi enda poolt. Et meil on Eestis seatud mingi eesmärk, et 80% siis erasektori käibest ja varadest oleks auditeeritud, aga kelle huvides see on?